Tuli uus aasta ja seda tuleb kohe kindlasti alustada silmaringi suurendamisega. Ole nüüd, sellise pasaga me küll tegelema ei hakka, aga selle asemel ma proovin natukene avada teie arusaama. Kui on juhtunud nii, et inimene tunneb, et on depressioonis, kuna tal kunagi ei tule välja ükski normaalne, realistne kunstiteos. No teate küll, püüdmine püüdmiseks, aga mõndadel on konkreetselt käed persest, kui üldse pole maitset kunstile. Karta on, et geneetilises puus on juhtunud natukene äpardusi. Aga selles pole midagi hullu, kuna selle jaoks on loodud Adobe Illustrator. Kohe selgitan rumalatele. Photoshop on peamiselt tehtud, et ta tegeleks graafikuga. Selle all ma mõtlen pilte, mis koosnevad pikslistest. See on hea, et sa saad suurendada oma naisele tisse, kuna muidu on ebamugav sõprade ees. Aga mitte piisavalt hea, et uhkustada sellega, et sa oled digitaalne designer. Täpselt selle jaoks ongi loodud Illustrator, mille sõnast saaks isegi ahvu aru. Sellepärast ma seda tajungi. See programm tajub, kuidas läbi käia vektorgraafikaga. Vektorgraafika salvestab andmed mitte pikslistes, vaid selle asemel ta koostab kujundi, mis koosneb suhteliselt geomeetristest objektidest, mida saab suurendada ilma graafiku kaotamiseta. Sõnad ilma nähtud proofita on sama hea kui prügi ja ma ei ole võrdlemist väärt, et olla prügi. Ja et seda tõestada, lähme vaatame ühte konkreetset näidet. What? Ma avasin lehe, mille kujutatakse Apple'i logo. Tundub, et see on tehtud täitsa professionaalselt. Aga kui ma tahan natukenegi sisse zoomida, siis me näeme kõike seda koledust seal, mida ahned debiilikud üritasid peita selle debiilse pildi taha. Tahaks kohe oksendada. Kõik on seetõttu, kuna see pilt on piiratud resolutsioonis ainult 302x302 pikslit. Aga nüüd vaatame ühte vektorilist pilti. Üks mõnus šašlõk Ahmedi juures. Siin on juba kaugelt näha, et see on vähe korralikum kunstiteos. Kõige tähtsam siin pildil on see, et siin pole oluline, kui palju me ka ei zoomiks sisse. See ei kaota kvaliteeti ja seda saab alati muuta rasteriks. Aga teha tagurpidi on anaalne valu. Muidugi ta ei suudaks asendada rasterid realistlike fotodega ja pulmapiltidega, aga vähemalt ta aktiivselt võtab selles peenes ja sügavas graafikalises disaineri maailmas osa. Ainult geniaalsed inimesed, kellel on jumala talent, on võimelised mõista lõpmatu ilu tippu. 10 minutiga lihtsalt nühkides hiirt oma arvuti taga. Aga nüüd ma teen ühe kiire kodust lahkumise rituaali ja lähen rahulikult kooli. Olen kodus. Niisiis, on olemas vaid mõned olulised tööriistad, mis on penduul, millega võib joonestada igasuguseid sirgeid ja kõveraid kujundeid, aga samuti ka hulknurkne tööriist koos kõige lihtsamate geomeetriliste objektidega. Nende abiga võib teha praktiliselt kõike, andes täieliku vabaduse enda disainerliku kujutusvõimele. Ma ei kavatse palju seletada. Ma näitan teile ringi jõudu. See on tõesti üks imeline sitt. Kõige ideaalsem kuju looduses, mille sirgub kogu materjal kogus universumis. Selle abiga on tehtud tohutu kogus graafikalisi elemente. Kergetest kujunditest, näiteks nagu kuu kuni Apple'i logoni. Me teame, et Leonardo da Vinci joonistas ka Mona Lisa Illustratoris ringikestega ja see pole ainus juhus. Samuti võime nalja pärast teha Twitteri logo, muidugi ringikestega. Twitteri logo koosneb vaid 11 ringikesest. Praegu see näeb välja nagu mingi kahtlane sitt. Aga selleks tuleb võtta instrument nimega ShapeBuilder ja ühendada elemendid ja tulemuseks me saamegi vot selle. See tundub elementaarne, aga isegi luues sellist primitiivset graafikat on tarvis skill ja moemaitse. Ilma selleta parem tulemus, millele ma saan loota, on perse 2 ringist. Sümmeetria. Sümmeetria teeb kõike imeliseks ja Illustratoris võib joonistada sümmeetrilisi geomeetrilisi kujundeid, veel rohkem lihtsustades tööd kõverakätelistele parmudele. Lisaks imelisele vormile ja värvide hullu panemisele, Illustrator pakub veel paar huvitavat asja. Näiteks näe, ma joonistasin tavalist kõverat joont. Mida me saame sellega teha? Võtta ja suurendada laiust, aga peale selle võib joont suhteliselt hästi kastumeerida, lisades talle kihid. Ma tegin seest natukene oranžiks, panin linnukesed punktiirile ja nüüd meil näeb tavaline joon välja nagu tee. Pole paha, on kus fantaasiaga hullu panna. Samuti on Illustratoris 3D efekti, eriti tekstidel. 3D.
Said vaata, millised ilusad trikid. Muide, konvertimine rasteri vektorit töötab suht hästi piltidel, millel on vähe efekte. Näiteks kui teil on mingisugune anime pilt madala lubadusega, siis te saate selle visata Illustratorisse ja kasutada funktsiooni Image Trace vot selliste seadmetega. Ja vastutasuks te saate vahva vektori anime libu, keda pole häbi näidata tööl sõpradele. Aga ma usun, et sellega võib selle programmi õppimise lõpetada. Mul isiklikult võttis selle programmi õppimine vähem aega, kui käia Prismas pelmeenide järel. Tegelikult ma tahtsin palju detailsema ja õpetlikuma video teha, aga mind konkreetselt ajas närvi see, kui ma iga kord avasin selle fucking programmi, siis mingi jumala lambis tuleb mäluauk. Ma mõtlesin, et kui sellest tehakse kleepekaid, ehk enamus kleepekaid on vektorgraafika, aga kui sellest tõesti loodi selle rasvase oranžika kassi, siis proli sellega tegeles mingi graafikalised geeniused. Aga tegelikult, kes türa seda teab? Jah, kindlasti, peale banaalset arusaamist programmi üle on vaja ka teada palju asju. Värviga harmooniast ja kompositsioonist. Järeldas minu kehvades arvutustest, siis keskmine tänapäeva disainer professionaalsete teadmistega on umbes 1/10, mida teab mehaanik, kes võtab 20 € kraani parandamise eest. Aga jah... Hüppa pommi ja näeme 4 kuu pärast. Big cost more than your set. Oof, your mama still live in a hole. Yeah, still money goes with my pets. Huh, me and my sheep make beds. Oof, none of this stuff be new to me. Got the best aim gig of archery. What's the diamond armor cost hella cheese? Frigger house, Frigger village. For big worse than dirt. Hey, I'd rather use my own hands. Hey.